eks mul on võib-olla siuke väikene nii-öelda soov midagi muuta. Eks nad läksid siis ka, aga nüüd tundub see nagu olema eriliselt selline trend, et enam ei taheta tagasi tulla. Tagasi tuleb vähe. Elanike arv on vähenenud nähtavalt, et näha, kuidas peab pidevalt õigustama, et midagi on vaja. Et meil on nagu sihtgruppi, et kellele teha. Hästi palju olnud selle raha taha, et vanasti 9 aastat tagasi, kui mina koolis käisin, siis oli see ka, et noortel oli siuke aitähest tegemise soov oli suurem. Ja kui said selle tänukirja, siis sul oli hea tunne. Nüüd neid noori, kes tänukirjaga aitähest teevad, on oluliselt vähem, mulle tundub. Aga ma ei ütle üldsegist, et see on nagu noore enda süü, vaid see on selle tarbimisühiskonna süü, et me oleme kogu aeg harjunud andma ja saama, et nagu sellist lihtsalt, et ole hea, tule tee või selline asi nagu väheneb. Teine meid energia ongi pigem keskkooliajalised, et nüüd on probleem juba selline, et joovad seda ka eelkooliajalised. Kurb on vaadata, kui tuleb sulle 6-7 aastane vastu energiajoogiga. Minu 3-aastane laps ei saa isegi mitte limonade. Ma leian, et mullid ja suhkur ei ole vaja, eks. See on igapäevane asi, et Coca-Cola, Fantad, aga just, et see energiajook on kuidagi niimoodi nii... Ja ei oleks, nad jooksid siis mingi ühe peale, eks. Mitu tükki järjest, mis on siuksed energilised ja tähelepanu vajadus ja siuke hästi... See on probleem. Ma tean, et keelud tegelikult alati on hullemad, aga ma arvan, et see on enda huvides. Vast ma loodan, et vanemad on ka sellised, kes ei luba juua. Mina tahaksin anda võimaluse noorele, ka sellisele noorele, kes on olnud seadusega pahukses. Aga meie väikelinnas on tihti olnud pigem see, et tema on probleemne, teda ei ole vaja. Aga ma ise näen, et see noor, kes on olnud 1, 2, 3 korda seadusega pahuksis või tal on probleeme koolis, et kui talle anda see väikene õlekõrs või võimalus, siis võib nii palju muuta. Kui sa annad talle kas või väikese asja, millest tema vastutab, siis tema jaoks on see väga suur. Mida tihti tänapäeval
õpetajad ju kannavad kohe maha, eks haridussüsteem ongi selline, et kui sa ei ole teistega võrdne, siis sa oledki loll ja nii ongi. Mitte, et ma nüüd kõiki õpetajaid siunan, aga haridussüsteem lihtsalt on sealmaal ja vanem generatsioon alatihti vaatab niimoodi, et tema on probleemne ja nii ongi. Et kui oleks selliseid inimesi, kes annaks võimaluse, siis ma arvan, et asjad muutuksid. Tegelikult see isoleerimine ja karistamine võib tihtipeale viia just sinna, et see süvendab asja, et see tegelikult ei parandagi. Et noorte pealt on seda väga hästi näha. Volikogu valimised siin eelmine sügis, siis saime väga mitu kurja kõnet, et mida sa mõtled ja kes su sinna kandideerivad. Ja reaalsus on see, et tegelikult on need noored väga toredad. Lihtsalt neile tuleb anda see võimalus öelda, mis nad asjast mõtlevad ja see võimalus vastutada millegi eest. Ma ütlen, et mul poisid on pigem sellised, kes on nõus alati appi tulema. Jõgevale tagasi tulin ma sellepärast, et ma olen ise siit pärit. Hästi suur osa tagasi tulemise soovilisele, mul on siin pere, mul on siin, see on minu kodu. Ma näen, et see, ütleme näiteks noorte keelamine, karistamine, et see ei vii mitte kuhugile, et tegelikult on vaja nagu reaalselt midagi ära teha. Rockero,